algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 357 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad pidada kõnesid? Andres Ammas, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Head kolleegid, Andres Ammas on kõnetoolis. Tal on midagi olulist teile öelda. Lugupeetav eesistuja, lugupeetavad Riigikogu liikmed. Lähtudes eile siinsamas saalis toimunud alkoholiteemalisest debatist, lubage mul alustada isiklikust. Ma vabandan südamest kõigi siin saalis viibivate professionaalide ees, et ma julgen siin täieliku võhikuna sõna võtta. Nimelt ma ei ole elus suitsetanud ei ühtki tavalist sigaretti ega ühtki e-sigaretti, ega kui jumal annab, siis ei kavatse suitsetada ka. Aga ma olen siin selleks, et öelda, miks Vabaerakonna fraktsioon ei saa sellele eelnõule anda poolt hääli. Põhiline põhjus on ikka jälle asjaolus, millega me viimase aasta jooksul oleme ikka ja jälle kokku puutunud, koalitsiooni sooviga asju üle reguleerida, käskude ja korraldustega inimeste elu muuta. Meie meelest minnakse sellega vägagi liiale ja sellist lähenemist me toetada ei saa. Ohte, mis kaasnevad ka selle eelnõuga, siin on ka väiksel kujul omamoodi piirikaubanduse oht, ka salakaubanduse oht. Isiklikult mulle ja paljudele minu kolleegidele ei tundu ka kuidagi õiglane e-sigarettide võrdsustamine tavasigarettidega ja nende tarvitajate või nende kasutajate selline kohtlemine nii nagu tavaliste sigarettide suitsetajaid. Ma arvan, et see ei ole õiglane ja kuidagi põhjendatud. Nii et Vabaerakonna fraktsioon seda eelnõu ei toeta. Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Jürgen Ligi, palun. Austatud esimees, austatud kolleegid, mina olen siin selleks, et tunnistada, et ma olen suitsetanud ühe sigareti, vabandust, see oli sigar, aga fraktsioonil sellegipoolest olen ma soovitanud mitte hääletada selle eelnõu poolt, kelle kirg suurem, hääletada vastu ja põhjused on hämmastavalt sarnased kolleeg Andrese sõnadega. Kõige kirglikumad meist on huvitatud küll e-sigareti teemast, siin ei ole kõik kirglikud, aga see suur pilt on kole. See pole küll suure pildi kõige koledam teema, aga see suur pilt on siiski piisavalt kole, et tuttu saata siit kõik või näidata oma suhtumist kõige vastu, mida see valitsus toodab. Need on käsud, keelud, silmakirjalik vagatsemine ja sekkumine kodanike isiklikesse valikustesse. Tubakas ei ole kindlasti asi, mida ma eraldi kaitseksin tema keelamist, kuigi see kauba peitmine on ikkagi silmakirjalik üksjagu. Kuid et mina ise jätan hääletamata ja usutavasti tuleb selliseid fraktsioonis üsna mitu, selle põhjus on ikkagi, et liiga süstemaatiline ja liiga eemale tõukav on see poliitika. Aitäh! Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole. Alustame kolmanda lugemise lõpphääletusega. Kas me võime minna hääletuse juurde? Vastuväiteid hääletuse juurde minemiseks ei kuule. Head kolleegid, palun võtta seisukoht ja hääletada Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu suhtes. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Ja Helir-Valdor Seeder, palun. Austatud juhataja, ma ei jõudnud kuidagi hääletama, vaatamata sellele, et ma tulin päris jooksuga siia alla. Ma võin pead anda. Ma korra vabandan, Helir, et kuna te võtsite sõna, siis ma pean praegu katkestama hääletuse protseduuri. Ma katkestan praegu hääletuse protseduuri. Nii, palun. Aitäh. Aitäh. Alo? Jaa, on järgi. On järgi, jah. Ja. Ma tahtsin juhtida tähelepanu, et signaal enne hääletust oli niivõrd lühike, et isegi jooksuga ei olnud võimalik jõuda hääletusele. Kusjuures ma tõepoolest ei käinud suitsetamas. Aitäh. Rohkem trenni aitab alati, aga hea Helir, jättes nalja kõrvale, küsisin saali käest, kas saal on nõus, et me läheme hääletuse juurde, vastuväiteid ei tulnud, aga võtan arvesse, et teeme siis järgmine kord kogu saalile 2 minutit, kuna IRL-i fraktsioon on seda meelt, et peab tegema 2 minutit kutsungit. Nii, aga nüüd tuleb meil hääletusprotseduur uuesti läbi viia, midagi ei ole teha. Head kolleegid, tubakaseaduse muutmise seadus, Vabariigi Valitsuse algatatud, palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt hääletas 48, vastu oli 24, erapooletuid 4. Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 on seadusena vastu võetud.